Tere jälle! Üle pika aja siis video sellest autost. Viimane videoklipp oli meil tehtud veebruaris, kui meil oli räägitud, et on broneeritud aeg auto ettenäitamiseks. Et selles mõttes auto sai seal ka märtsi algul kokku lapitud. Aga siis ilmnesid meil 3 takistust, miks me ei saanud autot minna ette näitama. Esimene kord tuli lumi maha. Okei, selle elasime üle, panime järgmise aja. Järgmisel ajaga oli niimoodi, et üks õhtu enne seda, kui oli meie kord, siis ma mõtlesin, et võiks ajus proovida flashi vahetada. Aga selle tegemusega suutsin ma aju täiesti ära killida. Ja see lõppes sellega, et läksin koju, tühistasin aja ja broneerisin 2 nädala pärast uue aja. Ja sellele vahepeale tuli see, et tellisin Leedust uue aju. Ja see läks siis uuesti IMO-st vabastamisele. Aga lõpuks nüüd mai algus oligi nüüd siis see, kui me läksime 3. kord kohale, näitasime auto ette, kõigiga oldi rahul ning järgmisel päeval läksin siis ülevaatusele. Kuid nüüd ilmnes uus lahe probleem. Et auto nagu töötas ilusti, sõitis ka, aga meeletu küttehais oli taga. Nagu ühtegi veakoodi ka ei olnud, et selles mõttes ajust olid need juba nagu maha võetud. Kuid lambda keeras segu väga rikkaks ning CO oli 8,9. Tükk aega otsides siis oligi see, et erinevad lisavidinad, mida sellel mootoril kasutatakse ja mida meie ei kasuta, tuli siiski takistiga välja võtta. Ehk siis kui ma takistil lisasin sinna vahele, jõudis korrektne lambda signaal ajusse ja saimegi ilusti lambda näidu 1 ja sellele järgnes meil siis CO 0,001 ehk ideaalne ning oligi kõik ametlikult legaalne ja ülevaatuse kõlbulik. Nüüdseks oleme juba 400 kilomeetrit sõita saanud. Kõik tundub toimivat. Rõhk on meil praegu stoki juures. Et ta on siis 132 kilovatise TT aju softan. Aju ise on Passati oma, sest TT ajud on lihtsalt ajuvabalt kallid. Selle sama raha eest saab Passati ajusid 20 tükki osta. Ehk siis täitsa mõttekoht on ju. Aga vaatame siis nüüd ka kapoti alla. Nagu näha, seest on ka kõik komplektne võrreldes viimase videoga. Tookord olid kõik airbagid ja roolid ja asjad veel puudu küljest. Nüüd on siin ka kõik asjad olemas. Aga vaatame nüüd ka kapoti alla. Kapoti all siis üritasin jätta võimalikult siuke kõik stock lookiga, et saaks ilusti akukasti tagasi panna. Akukasti pidi siit natuke lõikama. See on selle Carteri tuulutuse toru pärast. Et sisuliselt päris ilma null lõikamiseta ei saa, sest ketipingut jääb siit ikkagist ette. Aga seda lõikamist oleks võimalik vähendada, kui see Carteri toru teha täiesti custom. Et viia natuke teistmoodi. Aga siia jäi siis meie õhuvõtt. Siit turbo tagant summuti. Auto all seal on katalüsaator. Iseenesest süsteem on üsna lihtne, toimib. Et see on siis Audi Cabriolet, millel on Audi A4 AEB mootor. Juhtajusüsteem on pärit siis, see juhtmesari on A6 pealt või A4 facelifti pealt. Aju on siis Passati oma ja ajus olev soft on siis Audi TT oma. Ehk siuke korralik kompott. Siinkohal tahaks veel ka tänada siis oma seadistajat ja ilma kelleta seda kompotti normaalselt tööle poleks saanud. Kõik suga hädad ja küsimused, mis mul on tekkinud, nendega ta mind aidanud. Näiteks sellel TT ajul puudus funktsioon lugeda käigukasti andurist kiirust. Et proovisin kõiki juhtmeid, proovisin 2 kilomeetrit, siis lõpuks selgus, et TT aju loeb ABS-ist, kust tuleb siis läbi känni info. Aga sellel auto sükst asjad puuduvad. Aga kuna õnneks see aju oli siis Passati oma ehk aju raudvara oli trükkplaat võimaldas seda. Ehk siis lugeda kiirust kastist. Passat loeb ka kastist nagu Audi. Siis sai selle aju kodeeringu ümber muuta ning auto hakkas ka kiirust nägema. Enne seda olid meil siis probleemid, et see
puust hakkas tekkima alles 3000 pöörde juures. Enne seda auto arvas, et kuna kiirus on 0, et siis kui sa seisad, siis nahku sa gaasi vajutad. Aga nüüd, kui on nagu ikka liikumine taga, auto saab aru, et on vaja kiirendada kiirust juurde, siis toimub ka kiirendus, hakkab märksa varem turbo ellu ja palju lõbusam kohe sõita. Et põhimõtteliselt saab ka seda Passati ajuga tööle jätta, aga kuna ma kõik pihustid ja turbod ja asjad olin juba selle TT aju järgi muretsenud, siis nagu tundus nagu mõttetu, et tahaks ikka nagu seda ressurssi kasutada ka. Et Passatil oleks siis nagu tegelikult väiksemad pihustid. Ja turboga on ka tegelikult ei ole TT-le vastav, vaid see on tegelikult TT-le pandi ka seda. See on 165 kilovatise turbo, see K04-023. Ehk siis seda pandi S3-le ja viimase otsa TT-le. Ehk see auto on selline paras Frankenstein. Selline leksikon peab kaasas olema, kui teada, mis juppe vaja läheb. Aga jah, ajuga on mind aidanud Sten. Ta oskab seal neid asju muuta. Iseenesest nüüd saime ka nendest takistitest asjadest lahti. Et saab ka ilma takistita nendest vigadest lahti. Lisaõhupump ja sellised pullid. Nüüd ongi, teeks veel selle sissesõitu rahulikult ja siis mingilt maalt tahaks saada ka siia jõudu juurde. Praegu on siis stokkrõhk on 0,7. Et ta korraks viskab 1 bar, siis hoiab 0,7. Ja sellele siis õhulugeja näidu järgi ta loeb seal 154 grammi. Seda korrutatakse 0,8 ja sellele vastavalt peaks sellel autol olema hetkel 142 kilovatti. Muidugi võrreldes teiste autodega ta tundub nagu aeglane, aga need teised autod, millega me võrdleme, ei ole ka väga tavalised. Siis selles mõttes see võrdlus on nagu keeruline. Aga nüüd lisaks mölale võiks pilli käima ka panna, teeks natuke häält ka. Teeb siis turbo häält küll, muidu tiksub siin üsna rahulikult. Aga paneme siis kapoti kinni ja teeme ka mõne tõmbe. Selline sai siis seekordne episood, et tahtsime selle loo lõpuni rääkida sellest autost, et talvega sai siis suveauto valmis ehitatud, et sai õige mootori peale, legaalseks, ülevaatselt läbi, gaasid paika, kütusekulu normi, lõpuks teeb pill ketsi ka, see oligi mu suurim mure, diisliga ta absoluutselt ei jõudnud, ehk siis igati win-win ja edasi jätkame siis jooksvate asjadega. Vahepeal putitame ka rimakat. Rimaka viisin juba garaaži. Tõmbasin stanged küljest ära, seal vaja natukene neid lappida. Osaliselt on midagi tehtud ka, aga seda näeme juba siis järgmises videos.